Meil kõigil on taskus hästi head ja võimsad nutitelefonid, mis teevad väga head pilti ja videot. Ja nüüd tekib küsimus, kas meil on pointi osta niisugune suur ja võimas kaamera või ei ole. Mina arvan, et kui sa oled tavainimene, siis ei ole, sest see pildi kvaliteet, mis siit välja tuleb, on üli ja mega hea, et ajada asju keeruliseks suure kolakaga, erinevad objektiivid, asjad, ma arvan, et unusta ära. Ma näitan nüüd ühte videot, mis ma tegin eile õhtul selle telefoniga ja siis räägin, kuidas ja mida ja miks ma midagi tegin. 1, 2 ja... Loodan, et video meeldis. Ma panen nüüd siit ekraani lindistama. Ma näitan, mis ma siin tegin, mida ma soovitan kasutada. Soovitan kasutada niisugust asja nagu, kui te filmite, hoiate siis nagu laiupidi, kindlasti. Ja kasutada niisugust asja nagu siin on see number 1, plaks ja 2. Siis saate sisse zoomida. Seda võiks teha hästi vaheldumisi, siis jääb hästi niisugune mitmekülgsem pilt ja on nii-öelda ägedam. Teine asi, mida võiks kasutada kindlasti enne, kui te hakkate filmima. Usun, et see on kõikidel telefonidel samasugune. Antud hetkel on mul siin iPhone X, mis on siis mõni aastat juba vana, aga endiselt väga hea. Soovitan panna peale 4K ja 60 kaadrit sekundis, kui te pärast monteerite ja tahate aegluupi. Aga kui te ei taha aegluupi, siis pange 4K ja 30 kaadrit sekundis, siis ta on mahult väiksem ja võtab teie telefonil nii-öelda vähem mahtu ära. Või jah, jääb teil ühesõnaga mahtu rohkem. Muidugi selles samas videos, mis ma tegin, oli mul ka kohati katsetasin Full HD-d 60 kaadrit sekundis. Aga ma ütleks, et pildi kvaliteet oli ikka märgatav, kohati saanud aru, aga mingisugustes varjulistes tingimustes oli pildi kvaliteedi vahe päris suur. Seega ma soovitan kindlasti hoida 4K peal. Siis valige kindlasti kohta, kus te filmite, et katsuge vältida nii-öelda, et vari ja mitte vari, sest nii-öelda päiksevalgus ja kui teisel pool on vari, siis üks osa põleb ära ja nagu videos oli ka näha, mingid osad olid nagu ära põlenud. Kasutage griidi, nii-öelda iPhone'il saab selle siis panna ja siis selle järgi siis sätite enda kompositsiooni paika. Ta on hea asi, ta on sul kogu aeg taskus, ta on suga kogu aeg kaasas, sa saad iga hetk selle välja võtta, filmida. Mina ausalt öeldes enam ei näe pointi, et miks peaks omama mingisugust muud kaamerat. Pilt, foto, ülikõva ja ülihea ja nii ongi. Loodan, et saite siit paar näpunäidet, mida siis kasutada. Järgmises osas siis räägin, kuidas seda monteerida, mitte siis Adobe Premiere'iga, millega ma selle video tegin, aga siis ma otsin mingisuguse nii-öelda lihtsama ja tasuta lahenduse siis nii-öelda tavainimesele, et kes ei tee seda asja töö korras. Järgmine nädal näeme. Tšau!